Eks meil kõigil vahepeal meeldib ka tühja tööd teha, kuid teatud inimesed teevad seda pidevalt ja nendel on ka oma nimetus. Lähme uurime nende kohta lähemalt. Oleme siin Müüseri külas, et mis teil siin täpsemalt on? Meil elavad siin kilplased. Kilplaste lugusid tunti üle 400 aasta tagasi Saksamaal, aga meie rahvakirjanik Friedrich Reinhold Kreutzwald tõlkis need lood saksa keelest eesti keelde. Saksa keeles on Schildbürger. Schild on kilp ja bürger on kodanik, aga ta ei pannud neile nimeks mitte kilpkodanikud, vaid kilplased. Ja eestikeelses kilplaste raamatus on, et kilplased elasid Upakalla külas. Niisugune küla on päriselt olemas olnud siin Järvamaal, Peetri kihelkonnas Koigi lähedal, aga seda küla enam ei ole. Ja nüüd kilplased asustasid ennast siia Peetri kihelkonnale lähemal. Meil saab osaleda kilplaste humoorikatel elamusretkedel, et giidiga koos siis kuuleb lugusid ja naljasid, saab nõukotta sisse, millel me muide unustasime aknad tegemata. Seal on kilplaste leiutiste näitus, tehakse väikest näidendit, kepphobuse ratsutamise kiirkursust ja kui on grupid või klassiekskursioonid, siis on meil lausa pikemad 2-tunnised või 2,5-tunnised elamusretked. Selle peamaja teisel korrusel on erinevaid käsitöötubasid, ka atraktsioonid on siis loomad, mille kohta saab kilplase lugu rääkida. Kämpingus on voodiviided, vaibad, kardinad, kõik selle loomaga seotud. Meil on seal hundi härraste maja, hiirekoera Häärber, lehmamama Lebola, hobuhotell ja nii edasi. Ja siis on meil isegi saunad. Pered käivad ja grupid käivad ja kui üksikisik tuleb ja tahaks ka neid lugusid kuulata, kui parasjagu meil siin elamusretkel kedagi ei ole, et siis on meil veel audiogiidid, et siis saab sellega minna parki ja siis leiad need numbrid üles, vajutad seda numbrit ja siis kuulad seda lugu. Ja teil on pakutud toitlustust ka täitsa koha? Ja toitlustust ka pakume, meil on juubelid, pulmad, kokkutulekud, seminari saab pidada. See on seminari toitlustus.